Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Rootsi vangid. Martin Helme, palun. Aitäh! Ma pean ütlema, ja see on täitsa ilma õeluseta, et minu meelest meil on peaministri koha peal lihtsalt tühi koht. Et poliitilises võttes meil ei ole mingeid muid poliitikaid, kui oli siis, kui oli Kaja oli peaminister. Et kas see on maksuralli või see on sõja õhutamine, sama hästi võiks öelda, et meil tavaline reformierakondlik mees Kaja siin. Ja kui midagi juhtub praeguse valitsuse ajal, siis Kristen Michal mitte kunagi mitte midagi ei tea, tema mitte millegi eest ei vastuta ja asjasse ei puutu. Et see on nii siis, kui näiteks Svet käib pronkssõduri juures võidupüha tähistamas, see on nii siis, kui Ropsu naistevihkaja Ligi siin solvab Riigikogu saadikuid, see on niimoodi siis, kui Alender jagab miljardeid tuulikuärimeestele ja see on nii siis, kui näiteks Taro räägib, et Putin oli omal ajal täitsa tore mees ja teistsugune kui praegu. Et Michal kunagi mitte midagi ei tea, millegi eest ei vastuta ja see temasse ei puutu. Aga mina küll arvan, et need on ikkagi Michali valitsuse ministrid ja puutuvad Michalisse. See on teie valitsus. Ja ei saa niimoodi, et meil on peaministri koha peal tühi koht ja kõik teised midagi toimetavad ja tema ei tea midagi. Nüüd te lugesite üles terve hulga näiteid siin, kuidas teised riigid on teistele riikidele oma kõrilõikajaid, vägistajaid, mõrtsukaid terroriste sokutanud. Ja mul jäi nagu mulje, et see oli teie meelest täitsa nagu okei tegevus või normaalne käitumine. Minu meelest see ei ole normaalne käitumine, seepärast ma kõigepealt küsiksin üle ennem oma lisaküsimust, et väljendage siis nüüd oma selget seisukohta, kas teie meelest see, mida Pakosta teeb praegu, on hea ja õige, kas te kavatsete selle eelnõu saata valitsusest parlamenti või teil on mingisugune teine arvamus, kui on Pakostal? Aitäh! Jah, ütleme nii, et sellised epiteedid, kui need aitavad teile veidi pikemana paista, aidaku. Minu meelest on see, kuidas öelda, nõrkuse märk, kui inimene ebavisakas. Ise teate. Seda esiteks. Teiseks, kui nüüd vaadata seda, mis puudutab vanglarenti Euroopas, siis ma toon teilegi need näited, ei viibinud ilmselt saalis. Hollandis oli 2009-2016 rentis Holland Belgiale 650 vanglakohta Tilburgi vanglas. 2015-2018 rentis Holland 3-aastase lepinguga Norrale 242 vanglakohta Nordhaveni vanglas. Kuritegevusele Hollandis sellel mõju ei olnud, vähemalt vaadates Hollandi parlamendi avalikke stenogramme, kuidas võeti vastu juba kirjeldatud 2016. aastal justiitsministri teade, et Belgia ei pikenda enam Tilburgi vanglakohtade rentimist. Et kas tulid hõisked, et kuritegevuse allikas pandi kinni? Ei hõisatud. Parlamendi erakonnad olid kahetsusega, avaldasid kahetsust, et leping lõppes, sest selle tõttu läks vangla sulgemisele ja koha peal kadus üle 400 töökoha. Ja neid renditi üle 6 aasta või 6 aasta vältel, et oleks see kuritegevust mõjutanud, küllap siis oleks ka parlamendi liikmed sellele tähelepanu pööranud. Ja külastamises samamoodi, seda ma ka enne kolleeg Reinsalule kirjeldan teilegi, et Norra parlamendi ombudsman käis 2016. aastal kontrollimas vangide olukorda Nordhaveni vanglas ja ütles avalikus raportis, et vaid 37 vangil oli käinud külalisi 2016. aasta esimese 10 kuu jooksul. Ja soovitas ka mujal vanglates kasutada just elektroonilist suhtlemisvahendit, näiteks videokõnesid, mida ka Eestis ju kasutatakse. Hinna puhul hinnast, et oleks ka pilt ees, Belgia maksis Hollandile 500 vanglakoha eest 30 miljonit eurot aastas, Norra maksis Hollandile 242 eest 25,5 miljonit aastas ja Rootsi maksab Eestile 300 koha eest 30,6. No vot, et teil oleks faktid olemas. Nüüd muid asju ma siin kolleeg Maastikule kirjeldasin ja kirjeldan ka edasi. Nüüd, mis puudutab Liisa Pakosta kirjeldust, ta on avalikkusele andnud kõike hõlmava ja väga adekvaatse informatsiooni, sisejulgeolekuasutused on teinud sellele ohtu maandavad hinnangud ja see aitab tõsta meil sisejulgeoleku võimekust ja mitte maksta tühja vangla eest niisama, vaid tegelikult palgata sadu inimesi juurde, kellel on politseiline väljaõppe juhuks, kui me seda vajame. Nii et jah, ma siia lõppu ütleks viisakalt, et Mart Juur kirjutas sellest üsna tabavalt, kui tahate vaatate Facebookis, mida ta kirjutas. Ma arvan, et see on ka see põhjus, miks te siin praegu võitlete. Nii, Martin Helme, palun, teil on täpsustav küsimus.
No vot, sellepärast ma ütlesingi ilma õeluseta. Tühi vastus oli ju. Ma küsin, kas see, mida Pakosta teeb, on ette pannud, on toonud valitsusele, kas te toetate seda ise või ei toeta? Kas see on teie meelest hea mõte või ei ole? Kordate lihtsalt sama statistikat, mida juba eelmisele 3 küsimusele olete rääkinud. Ma ei küsinud seda. Ma ei küsinud, mis soovitusi keegi teine annab. Ma küsin, mis on Michali seisukoht. Tuli välja, seal seisab tühi koht. Ei tulnud seisukohta. See ei ole õelus, see on lihtsalt konstanteering, see on empiiriline fakt. Et ikkagi tegelikult, kas see siis teie meelest on õige, hea, tore asi, et Eesti riik ennast niimoodi prostitueerib või ei ole? Ja siseturvalisuse, see on absoluutne orwellilik jutt, et me toome riiki mõrtsukaid terroriste, vägistajaid ja siis meil siseturvalisus suureneb. See on ju inimeste trollimine, see on ju inimeste lolli jutuga lühisesse ajamine. Aga mina ikkagi ütleks, et see raha ei ole absoluutselt siin oluline. Riik ei müü ennast niimoodi. Ja see raha, kusjuures on täiesti tühine võrreldes teie rohepöörde korruptsiooniga. See raha on täiesti tühine võrreldes sellega, mida te teete siin kas või selle LGBT kulutuste peale. Et ei saa võtta riiki sellisena, et müüme ennast. Selle arvelt, et inimeste turvatunne väheneb ja selle arvelt, et toome siia siis kõige õudsemat seltskonda maailmast. Nüüd töökohtadest räägite. Kas te olete vaadanud töötustatistikat? Sellega me küll töötustatistikat ära ei paranda ja riiklikus sektoris vangivalvuri kohtade juurde palkamisega me kindlasti Eesti majandust käima ei tõmba. Aga ma küsin nüüd, vahetan küsimust, sest eelmisel niikuinii ei saanud vastust, et kas te seda ka olete aru saanud, miks siis nendes riikides, mille näiteid te meile tõite, on nii hirmus kuritegevus? See on ju kõik massiimmigratsiooni tagajärg. See on moslemi riikidest, Aafrika riikidest oleva massiimmigratsiooni tagajärg, et nendes vanasti normaalsetes turvalistes riikides on täiesti ebanormaalne kuritegelik olukord. Ja teie tahate lasta nüüd neil muuta Eestit oma prügimäeks. Meie ei ole nõus sellega. Aitäh, härra peaminister, palun. Ja, aitäh. Nüüd mitu märkust. Mida tähendab vangla rendileping Tartu piirkonnale inimestele? See tähendab seda, et säilivad olemasolevad ehk 160 töökohta ja juurde luuakse vähemalt 250 uut töökohta. Vanglateenistujad saavad väljaõppe uute sihtrühmadega töötamiseks ja kindlasti panustab vanglateenistus ka jätkuvalt kohaliku kriisivõimekusse ja siseturvalisusse. Ka praegu on teenistujad osalenud politsei töös aeg-ajalt ja piirkond saab juurde siseturvalisuse spetsialiste. Kõik, mis puudutab ohuhinnanguid, riskide maandamist, sellega tegelevad Eestis pädevad asutused. Minu usaldus Kaitsepolitseiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti vastu on kõrge. Seda nad kindlasti teevad. Ja valitsusest ei tule ükski otsus läbi, kui peaminister sellega nõus ei ole. Nii et, ma ei tea, minu meelest see küsimus oli teil veidi tühi. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. Võib-olla mul on jäänud midagi kahe silma vahele, aga mina olen kuulnud meedia vahendusel, väga ei süvenenud, aga pilt vähemalt ei silme, et Kapo hinnangul sellega julgeolekuohud Eestile kasvavad, mitte ei kahane. Et nüüd mul tekibki küsimus, et kui teie räägite ja Pakosta räägib, et vähenevad, aga Kapo ütleb, et kasvavad, et keda ma siis peaksin rohkem tõsiselt võtma selles küsimuses. Nüüd, ja välistada ei saa, et mõlemad räägivad valesti. Aga mina ikkagi kordaksin üle Martin Helme küsimuse. Et loomulikult teil on selles mõttes õigus, et valitsusest ei lähe läbi mitte ükski asi eelduslikult, millega peaminister ei ole nõus. Aga seda ju Martin ei küsinud, kas te olete sellega nõus või mitte. See on selge, et te olete sellega nõus, kui te olete selle juba läbi lasknud. Aga kas te ise pooldate sellist plaani? Kas teie kui Reformierakonna esimehe ja ka peaministri hinnangul on see mõistlik plaan, et Eesti võtab endale esiteks sellise rahvusvahelise kuvandi, et osutab selliseid teenuseid teistele riikidele, et Eesti võtab endale ka need riskid, mis sellise plaaniga kaasnevad ja kõike seda silmas pidades, et see tulu, mida me sellest saame, ei saa ju olla eriti suur. Et kui me siin vaatamegi neid numbreid, mida meil on esitatud, siis mina jällegi ei ole märganud, et kui palju me reaalselt siis võidame rahaliselt sellega aastas, kui me siis lahutame sellest tulust need kulud. Et äkki te oskate meid selle koha pealt ka valgustada. Ja kaks täiendavat aspekti, mis mina veel omalt poolt lisaksin, võib-olla saate ka neid kommenteerida, on see, et kas üleüldse ei peaks tõstatama ka küsimus sellest, et kes vastutab selle eest ja kuidas, et meil üleüldse selline hiiglaslik vangla on ehitatud.
Tartusse, mida tegelikult vaja ei ole. Praegu ma vaatangi, et kõik need arutelud lähtuvad ju sellest, et vaadake, meil on nüüd tohutu suur vangla, eks ole, see on tühjalt, seisab, kulud kaasnevad sellega, meil on kuidagi tarvis see täita, sest et vastasel juhul see on ju täitsa tühja, eks. Aga miks selline asi siis üldse ehitati? Kas see on jälle mingisugune selline juhtum, kus mingisugune ehitusfirma on saanud hästi soodsa lepingu, on saanud seal 10 miljoneid raha, et siuke asi valmis ehitada, aga üsna peagi selgub, et Eesti riigil tegelikult sellist kolossi tarbis pole kunagi olnudki. Aitäh, hea küsija. Tuleb vaadata ajaloost järgi, kes ehitas Tartu vangla, aga ma olen kindel, et see on olnud valitsuste ja korrektsioonivaldkonna ühine otsus, et meil on vanglaid vaja ja sellel ajal, kui neid vanglaid ehitati, oli meil ka vange rohkem. Meie karistuspoliitika on muutunud mõnevõrra pehmemaks, et ma muidugi ei kahtle selles, et kui EKRE peaks taas võimule saama, eeskätt Isamaad karguna kasutades, siis tõenäoliselt on vanglates jälle rohkem inimesi. Ma sellest väga ei kahtle. Ma arvan, jaa, ma saan aru, et te näitate näpuga minu peale lootuses, et minagi seal olen. No, kui see teile kergendust või meelerahu pakub, ma teen ka kõik, et EKRE võimule ei pääseks, nii et ärge solvuge. Pidage vastu. Ja ma loodan, et see püsib väga kaua nii. Nüüd, mis puudutab töökohti, siis töökohtade poole peast on nii, et kogu selle välisvangidega seotud kulud katab Rootsi riik. Eesti maksumaksja välisvangide ülalpidamisest ei tasu. Ja see tähendab seda, et meile säilivad olemasolevad töökohad. Juba mainisin 160 ja tuleb uusi töökohti üle 200 juurde. Nii et see tegelikult tähendab seda, et meil ka suureneb võimekus nende inimeste arvelt, kes on võimelised täitma politseilisi ülesandeid või toetama politseid nende tegevustes. Ja Eesti vangid viiakse teistesse vanglatesse, see tähendab ka kokkupuudet ei ole, eritingimusi ei ole, Eesti reeglite järgi käib. Aga nagu ma ütlesin Urmas Reinsalule, ütlen ka teie meeskonnale, sest Urmas Reinsalu käis Mart Maastikuga koos, te tulite ilusti kolmekesi, et oleks hiljem fikseeritud, et ees on parlamentide debatid, et parlament peab ka oma debati selle lepingu üle ja Rootsis samamoodi. Ja kui Rootsi parlamendis näiteks parlamendisaadikud, kes on alati oma otsustes ju vabad, leiavad, et Eestis võidakse kohelda nende vange liiga karmilt ja loobuvad sellest lepingust, siis me peame midagi muud välja mõtlema, kuidas katta Tartu vangla tühjana seismise kahjusid. Sest meil on spetsiifiline objekt, mida meil võib tulevikus vaja olla, meil on inimesi sisejulgeoleku valdkonnas juurde vaja, et turvalisust tagada, et võimekust hoida ja Tartu piirkonnas tegelikult see tähendab tööd ja võimalusi. Ja lõppkokkuvõttes need vangid tulevad Rootsist, lähevad vangi ja vabanevad Rootsi, mitte siia. Nii et Eestis, ma siiski rõhutan selle debati juures, ma saan aru, et teile sobib inimesi hirmutada, aga ma siiski soovitaks meeles pidada seda, et need inimesed tulevad Tartu vanglasse, püsivad vanglas ja lahkuvad Eesti riigist, vabanedes Rootsi, mitte nad ei käi mööda Tartut vabalt ringi. Nii et tehke oma parim, aga ma arvan, et Eesti inimesed saavad aru, et tühjana seisvat kinnisvara ei ole mõtet niisama maksta ja sisejulgeolekus on jõudu juurde vaja. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise.